Üks asi, mis muidugi perekonnale kõige rohkem mõjutas, oli ka see, et isa oli siis tegev rahvuskomitees, see oli ju pärandaalune liikumine ja aprillis rahvuskomitee liikmed vangistati. Kuna meil ei olnud siis aadressi, siis ilmselt ei leitud meid kohe üles, isa hoiatati ja siis isa hakkas ennast varjama. See tähendab seda, et me nägime oma isa suhteliselt harva, sest ta tavaliselt liikus väljas pimedas, ta varjas ennast metsas ja nii edasi, nii et see kogu see elu nagu läks nagu teise rütmi selle tõttu, aga põhiliselt olime me siis maal Raplas vanavanemate juures. Isad käidi ju ka otsimas seal maal, aga isa jõudis alati viimasel minutil, kui ta seal oli üldse, siis ta jõudis nagu minema, et ta pääses, aga see oli väga selge, et niimoodi nagu edasi ajada ei saanud. Ja kuna isa oli siis tegev rahvuskomitees, siis otsustasid rahvuskomitee liikmed, et nad saadavad oma perekonnad ära, sellepärast et ei olnud nagu võimalik perekonna eest hoolitseda ja samal ajal nagu neid rahvuskomitee koosolekud pidada, mis toimusid siin Tallinnas Maapangas, TIFi kontoris ja mitmetes muudes korterites, mis olid nende kasutada. Ja meile pidi siis järel tulema see nõndanimetatud Rootsi paat või hall paat või niimoodi, mis mitmed nimed tal olid, mis oli mingis mõttes rahvuskomitee käsutuses. See paat käis 5 või 6 korda ja siis augusti, umbes võib-olla 10. või midagi nii, oli siis see kord, kus meie oleksime pidanud sellega minema. See tähendab seda, et me pakkisime igal inimesel võis olla üks kohver ja ema, mina ja õde astusime siis ühe auto peale, mis tuli järele, üks niisugune veoauto, kus oli ka teisi ja sõitsime randa. Arvatavasti Puiseranda sealt, kus pärast isad oli, aga ma ei ole päris kindel. Aga siis, kui jõudsime randa, siis oli teada, et paati ei tulnud. Sest et nagu pärast kuulsime, see oli alati väga lihtne saada paadile meeskondi Eestist Rootsi, aga Rootsist tagasi ei olnud nii lihtne. Nii et paat jäi tihti, või vähemalt paaril korral jäi paat mingisuguse sekelduste tõttu hiljaks. Vahest ei olnud bensiini saada ja kõik muud niisugused hädad, mis tal võisid ette tulla. See tähendab seda, et me pidime tagasi minema, siis me ei läinud enam autoga, siis läksime kuidagi moodi Haapsallu ja tulime Haapsalust rongiga. Sellest ma mäletan, et kuna siis olid ka jaamades kontrollid ja teati, et Nõmme jaamas on, siis astusime Hiiul maha. No see ei ole väga pikk maa, üks jaama vähe jalutasime, siis see on nagu meeles. Ja siis ootasime seda järgmist võimalust, mis tuli siis 23. või 24. augustil. Ja siis oli enam-vähem samamoodi, jälle niisuguse auto peale, sõitsime siis Riisiperre kõigepealt, kus tuli Tiifide perekond peale ja siis sõitsime siis randa samasse kohta. Seekord oli vähemalt teada, et paat on teel ja siis astusime kõigepealt siis sellesse kaluripaati, kus juhtumisi oli nii, et seal oli ka üks kast viina, mida keegi oli kavatsenud Rootsi viia, aga see kalur ise või keegi teine. Ja see kalur siis ise nagu maitses seda, mis lõppes nagu sellega, et ta jäi siis sinna paadipõhja magama ja ta oli ainuke, kes tundis merd. Vähemalt nii, et tal oli ka poeg või 2 poega isegi kaasas ja nemad siis proovisid siis kuidagi moodi, me pidime leidma üles Varese laiu. See on üks nendest. Kaevatsi, Anikatsi ja Varese ja veel näed, eks ole. Aga nad ei teadnud, missugune see Varese laid on ja siis mitmel pool siis seal Väinameres mindi siis kusagile mingi laiu lähedale, siis poiss hüppas vette, läks laiule ja käis seal ringi ja vaatas ja mitmel pool olid ja tol ajal olid ju siis veel kalurite elamad ja niimoodi käis siis ilmselt küsimas. Nii et lõpuks jõudsime mitte Varese laiule, aga Anikatsile. Anikatsil oli 2 talu ja jäime siis sinna pidama ja siis seda suurt Rootsi paati ootama. Sealt on meeles, et me magasime seal heinaküünides ja kartulikeldris ja mis seal oli see, et saarel ei olnud vankrit, vaid
meie pagasi, mis meil oli, veeti reega, vaatamata oli augustikuu, aga no see on niisugune pehme samblane alus seal, see oli täitsa võimalik, nii et see, aga see on niisugune pilt, mis mul on meeles. Ja meil ei olnud muidugi eriti mitte süüa kaasas ja ei olnud täpselt võib-olla olnud seda ettekujutud, et mis võib juhtuda, öeldi, et kõik on korras, kõik korraldatakse, aga tegelikult ikka juhtub. Ja see saime ühe või isegi 2 ööd oodata seal Annikatsil, enne kui siis see Rootsi paat ilmus, hall paat ja siis sumasime läbi vee, siis saime siis selle paadi peale ja siis hakkaski see sõit Rootsi. Ja see oli nagu ju väga pikaks ajaks nagu minu viimane pilt Eestist, mis oli väga meeldiv, sellepärast ilm oli ilus, need Hiiu lahiud olid väga kenad ja tegelikult väga rahulik sõit, ainult muidugi oli kitsas, sellepärast, et ma olen selle paadi pilti näinud seal, ei kujuta ette, kuidas üle 30 inimese sinna mahtus, aga no ilmselt mahtus. Ja kõige halvem oli nendel, kes olid seal all, seal niisugune pool kajut oli, kes olid seal oli õhupuudus, inimesed olid merehaiged, isa tegutses edasi rahvuskomitees ja rahvuskomiteest tehti ju valitsus, Tihvi valitsus, isast tehti selle valitsuse riigisekretär. Ja nad pidasid oma, Uluots kuulutas või andis selle käsu valitsus moodustada 18. septembri, 19. oli nendel üks niisugune eelkoosolek, 20. on see nagu see ametlik algus, sellest on ka see riigiteataja 1944 nr 1, millest mitte ühtegi eksemplari ei ole praegu teadaolevalt alles, kindlasti on neid Moskvas. Ja siis 22. kui venelased uuesti Tallinna vallutasid, siis valitsuse liikmed lahkusid ja jõudsid Puise randa, kus valitsus pidas 22. oma viimase koosoleku. Vist 24. ma arvan, otsustati, et siis olid juba Vene väed nii lähedal, mitte ainult Riisiperes, vaid ka Ridalas ja kartsid, et nad jäävad nagu sinna nagu lõksu, kui võimalust sealt pääseda ei ole ja siis läksid nagu kõik laiali, isa otsustas, et ta jääb siiski randa ja et sealt on nagu suurem võimalus edasi pääseda ja kauples ennast sulaseks ühe rannamehe juurde. Ja see oli sellega nõus, aga samal õhtul ta ütles talle seda, et ta teab, et liialaidudel, mis on sealt otse Puisest väljas, et seal on veel paate, kes on tormivarjus, et siis oli torm. Ja liialaidudel on võimalik jalgsi minna läbi vee. Ja seda siis isa tegi, võttis mingisugune pauna ühe eksemplari riigiteatet, pani omal mütsi sisse ja astus siis vette. Ja ma alati imestanud seda, et isa oli maapoiss ja praktiliselt ei osanud ujuda. Aga ta siiski läks vette ja see vesi tõusis rinnuni, mitte kaugemal, nii et ta pidi ööbima küll veel ühe laiu peal, enne kui ta siis jõudis sinna liiale, kus tõesti olid paadid ees, siis ootasid. Siis ta sai kaubelda ennast ühe niisuguse paadi peale, mille kapteniks oli Rudolf Rosimannus, kes oli tema koolivend ka Raplast. Ja siis läksid siis riskisid, vaatamata tormile, siis riskisid seda sõitu ette võtta. Läksid merele, see Soela väinas tuli vastu see hilinenud Rootsi paat, mis oleks pidanud neid kõiki ära tooma, aga ei tulnud. Ja seda sellepärast oli propelleri vigastanud ja pidi seda parandama kusagil Hiiumaal, enne kui ta siis nagu edasi sai. Siis kahjuks olid Vene väed juba ammu rannas, nii et paat enam randa ei saanud ja korjas siis laidude pealt inimesi, kes seal veel olid, kellel ei olnud võimalust siis edasi saada. Ja siis tuli tegelikult täispaat, üle 50 inimese seal peal, tuli Rootsi ja jõudsid
no viimasel septembril või 1. oktoobril, ma ei tea, siis Rootsi. isa tuli sellesama rongi, seal rongid tulid iga päev ja kõik ootasid mingisuguseid omakseid, nii et see oli üks koht, kus alati käidi, oli jaamas. Ja siis me siis oligi teada, et isa on tulnud ja on ka teel ja siis me siis läksime jaama vastu ja isa tuli ja nägi, et sa isa moodi välja rõõmus ja niimoodi, nii et see oli muidugi väga tore see meil. See oli muidugi kurvem oli, et seal oli ju teisi, kelle isad ei tulnud. Näiteks me istusime samas söögilauas, kus perekond Tiif, nende isa jäi.